Tänavuse Simple Sessioni medalitele alustasid jahti üle 100 BMX-i sõitja ja rulataja. Nende saatuse üle, kes pääseb eelringidest finaali, otsustas 2 kohtunike seltskonda. Rulakategoorias mõistsid õigust 3 meest. Trikirattureid hindasid 4 liiget. Enamik neist on enda alade pikaaegsed ning kõneka CV-ga legendid. Started judging in around 2010 with World Cup, and then last year did the whole Olympic lead up to Paris with World Skate and have some experience in that, yeah. So I've been judging since '86 every year, and now we're in 2025. So I've done quite a few like X Games events, World Cups, Rebel Jams, and quite a few simple sessions actually. Ainsa eestlasena on väärika seltskonna keskele sattunud seekord Kristjan Prikk. Mees on ise Simple Sessionil rulatajana kaasa löönud vähemalt 7 korda, kohtunikuna 4. Prikk selgitab, et võistlejate sooritusi hinnatakse 4 kriteeriumi põhjal. Pargi kasutus, trikkide unikaalsus, stiil ja kuidas publikule peale läheb kogu asi. Nii rulatajad kui BMX-i taltsutajad saavad kvalifikatsioonivoorudes ning finaalis sõita 2 1-minutilist ringi, millest iga ühele annavad kohtunikud 100 punkti piires hinde. Kui eelsõitudes võetakse arvesse mõlema raundi silmad, siis lõppvaatuses ainult parimalt õnnestunud oma. Seega mida hullumeelsem, seda parem. Going fast, going big, staying on, trick selection, good tricks, technical tricks, big tricks, and yeah, stay on. Simple Sessioni teeb eriliseks ka tõik, et Unibet Arenale ehitatud võistlusrada on kombinatsioon pargi ja tänavasõidust. There's different opinions for everybody. Like if you're into street riding, you think like, the best street riders should win. If you're into park riding and you see all, the new tricks of the riders and, that is the best run, because you like park riding, then, that we have to make that decision. And it's, like I said, again, this is hard for us. Kohtunikud tunnistavad, et hindamine on suuresti küll subjektiivne, aga sisukate arutelude pinnalt leitakse siiski ühine keel. Ma ei ütleks, et see aasta kedagi väga mäejagu üle oleks teistest, aga väga palju on noori tüüpe, suht tundmatuid Rootsist ja Norrast, kes on väga noored ja andekad. Neil on kindlasti suured võiduvõimalused ja teine osa sõitjad on siis niisugused staarid Ameerikas, kes ei ole tegelikult traditsioonilised võistluse sõitjad, vaid rohkem tänavasõitjad, kes lähevad siis nagu publikule peale rohkem ja teevad rohkem show'd.